Tere pärastlõunat kõigile teile sinna konverentsi keskusesse ja kõigile siis kodudesse või kus te iganes jälgite meie konverentsi. Mina olen ka turvaliselt oma kodus teatud asjaoludel, aga minuga on kõik korras ja saan kenasti siis oma ettekannet teha ja oma ettekannet ka teiega jagada. Kohe ma seda teen. Nonii, kas on näha? Tõenäoliselt on. Ja meie siis uurisime natukene nooremaid inimesi, kui on nüüd 45 ja üle. Meie fookuses olid siis inimesed, kelle keskmine vanus on seal kuskil 20 eluaastat. Ja me uurisime ühte väga spetsiifilist inimeste gruppi, nimelt neid, kes siis tahavad saada füsioterapeudiks. Ja see uuring viidi läbi 2018. aasta kevadel ja uuriti siis esimese aasta füsioterapeudi õppekava üliõpilasi, seda nii Tartus kui ka Kaunases. Nii et tegemist on sellise rahvusvahelise uuringuga. Võistlustandrile tulevad siis eestlased ja vastasteks on siis leedulased või siis vastupidi. Ja üheks uuringu autoriks olin ka siis mina ja üliõpilane Edward Juhkam oli siis see, kes ka oma lõputöö kaitses sellel teemal. See, et istuv eluviis, liigne kehamass, meie sellised ühiskonna ohutegurid on meie tervist kahjustavad ja meie kehalist võimekust langetavad, on väga hästi teada ja minu eelnevad ettekandjad tõid sellega kenasti välja ja ka need normid, eks ju, et kui palju peaks siis olema seda kehalist aktiivsust, et olla siis hea tervise juures. Aga meie fookus on nüüd natukene selles suunas, et füsioterapeut ja üldse tervishoiu valdkonnas töötavad inimesed peaksid siis ise olema eeskujuks oma sellise kehalise töövõime ja kehalise soorituse ja kehalise vormiga võib-olla. Sest väga paljud uuringud on näidanud seda, et kui füsioterapeut on väga hea füüsilise või kehalise vormiga ja saab kenasti harjutuste ettenäitamisega filigraanselt hakkama, siis tegelikult sellega ta innustab ka väga palju oma patsiente ja patsientide ravitulemus ja nende kehalise võimekuse paranemine läbi teraapia on siis kindlasti parem. Teisest küljest, mida parem on siis füsioterapeudi kehaline võimekus, seda paremini ta saab toime tulla oma igapäeva töökogemustega ja uskuge mind, et füsioterapeudi töö on üks tõesti raske füüsiliselt teostada, et ühel hetkel sa pead seal maas lastega roomama, teisel hetkel sa pead võib-olla seal 100 kilost patsienti turvama, eks ju, nii et see oleks ikkagi turvaline. Nii et selles mõttes füsioterapeudi töö on raske ja ka üliõpilased pärast esimest kursust saavad kenasti aru, et füsioterapeudi töö on tõesti väga väljakutsuv just nimelt kehalise võimekuse osas. Ja meie eesmärgiks oli siis selgitada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava esimese aasta üliõpilaste tervise näitajad ja kehalise võimekuse tase ning võrrelda neid siis Kaunase rakenduskõrgkoolis füsioteraapiat õppivate esimese aasta üliõpilaste tervise näitajate ja kehalise võimekuse tasemega. Ja kuidas me seda siis tegime? Me kõigepealt töötasime välja koos Kaunase kõrgkooliga välja metoodika. Me leidsime testid, mida ma teile ka kohe nüüd tutvustan. Millist kehalist võimekust siis hinnata, milliste testidega. Ankeedi koostasime, et mida me siis tahame teada veel lisainfona oma vaatlusaluste kohta ja loomulikult antropomeetrilised näitajad siis. Ja Tartust, meie kõrgkoolist oli siis osalemas 22 üliõpilast ja Kaunasest siis 29 üliõpilast ja nende keskmine vanus oli siis seal
20 eluaastat. Ja alustasid nad õpinguid siis 2017. aasta sügisel, aga testid said siis sooritatud kevad-talvel pigem, et veebruar-märts oli nende testide sooritamise aeg ja nad tehti siis paralleelselt nii Tartus kui ka siis Kaunases. Antropomeetrilisteks näitajateks olid siis keha pikkus, keha mass, pluss siis talje ja puusa ümbermõõdud, mille põhjal oli siis võimalik arvutada talje-puusa suhe, mis siis tegelikult peegeldab kaudselt ka vaatlusaluste keha koostist, just nimelt rasvamassi jagunemist siis kehal. Aga kehalist võimekust hinnati siis järgmiste testidega, et just nimelt kämbla pigistusjõud, mis siis näitab meie käe sooritusvõimet ja jõudlust. Tasakaalu hindasime toonekure testiga, mis on siis iseenesest ka peegeldab meie alajäsemete lihaste jõudlust ja proprioretseptsiooni ja sellist süvatundlikkust. Siis kätekõverdused loomulikult või iseenesestmõistetavalt, eks ju. Meesterahvastel oli lubatud teha seda nii-öelda täissooritusena ja toenguga varvastel siis või toetudes varvastele ja naisterahvastel siis natukene kergem variant, et toetudes põlvedele. Seljalihaste staatilise vastupidavuse test, kus siis üle kušeti otsa tuli hoida sellist sirget asendit kerel ja kui tuli väsimus peale, siis sai käed toetada toolile. Üle ega ümber ei saa kõhulihastest, sest kõhu ja seljalihased peavad olema proportsionaalselt tugevad, et kere oleks kenasti hoitud. Ja edasi tuli siis ettepainutuse test, mis siis tegelikult hindab alaseljalihaste sellist elastsust, aga ka alajäsemete ja just nimelt hamstring grupp lihaste elastsust. Ja lõpetuseks oli siis sellist kardiorespiratoorset võimekust hindav Harvardi step test, kus siis 5 minuti jooksul tuli vaatlusalustel astuda siis 50 sentimeetri kõrgusele alusele ja seda siis metronoomi rütmis niimoodi, et tehti siis 2 sekundi jooksul astumine ülesse ja alla. Ja seda siis 5 minutit test kestab ja kes ei suutnud 5 minutit vastu pidada, siis natukene lühemalt ja testi järgselt hinnati esimesel minutil loeti taastumise pulss, teisel minutil ja ka 3. minutil ja testi aeg ja taastumise pulsid sisestati siis valemisse, kust saadi siis Harvardi step testi skoor, mida on siis võimalik ka võrrelda oma kaaslastega. Andmeanalüüs. Muidugi igale testile eelnes kenasti soojendus, et mitte siis ennast nii-öelda endale kahju teha tegevusega. Andmeanalüüs teostati siis SPSS andmetöötlusprogrammis, tuvastati andmete normaaljaotuvus või mittenormaalne jaotuvus ja vastavalt sellele valiti siis järgnevad menetlused ja jällegi sellise statistilise olulisuse nivooks valiti siis P-väärtus, mis on väiksem 0,05. Ja tulemused, et siit on sellised informatiivsed tulemused, just nimelt kehamassi indeks, eks ju, mis on 2 kõrgkooli tudengitel, nii meestel kui naistel, kenasti normi piires. Ja edasi minnes siis talje-puusa suhe, mis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel, nii meestel kui naistel, jääb kenasti normi piiresse, aga Kaunase rakenduskõrgkoolis õppijatel on nad siis natukene kõrgenenud, mis siis viitab sellisele ülakeha kergele rasvumisele. Vähemasti need numbrid seda teevad, eks ju. Ja siit võiks eeldada, et
kuna kehakoostis on nii-öelda parem Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel, siis sellises väikeses Eesti-Leedu maavõistluses võiksid olla siis paremad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppijad füsioterapeudi õppekaval. Kas see ka nii on, saame edaspidi teada. Natukene ka Tartu vaatlusaluste taustast, et 22 üliõpilasest tegeles siis 20 spordiga, kõik mehed nende seas ja 14 naist ja 2 naisterahvast siis ütlesid, et nemad spordiga ei tegele. Mehed eelistavad eranditult kõik jõusaalis käia ja seal raskusi tõsta. Naiste selline sportlikud eelistused olid natukene laiemad, et tegeldi jooga ja jooksmise ja ujumise ja jõutreeninguga ja suusatamise ja judo ja nii edasi, et nii-öelda tegeleti kõigega ja natukene ja võib-olla mitte nii süvendatult. Ja kõik meessoost üliõpilased tegelesid siis kehalise treeninguga keskmiselt 4-5 korda nädalas ja 1–1,5 tundi siis korraga. Ja naised tegelesid siis 0,5–2 tundi korraga kehalise tegevusega ja seda 3 korda nädalas, mis tõenäoliselt läheb siis kenasti ka sinna WHO soovituste alla, mida siis Anna-Liisa meile eelnevalt rääkis. Ja nüüd kehalise võimekuse testide tulemustest ja numbritest natukene. Siis tabelis 2 on teile siin ära toodud meessoost uuritavate sellised testide tulemused. Kõik ühte tabelisse ei mahtunud, et järgmises tabelis neid on veel. Aga mis selgub? Selgub see, et meie maavõistluses on võidukad leedulased. Et kui leedulased suutsid teha 36,6 kätekõverdust ja seda on oluliselt rohkem võrreldes siis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli meessoost tudengitega ja just nimelt füsioterapeudi tudengitega. Ja tegelikult Tartu üliõpilased saaksid siis hindeks rahuldav, kui me võtame sellised kooli 5 palli süsteemis hinded, eks ju, ja Kaunase üliõpilased saaksid siis hoopiski hindeks suurepärane. Eks ju. Ja sama kordub siis tegelikult ka selja sirglihaste selliste staatilise vastupidavuse testiga. Et jällegi meie üliõpilased siis jäävad natukene alla ja saavad jällegi hindeks rahuldav, aga Kaunase üliõpilased siis jällegi suurepärane. Ja see rahuldav või suurepärane, see siis tuleb sellistest ealistest normidest, mis tegelikult on siis rahvusvaheliselt tunnustatud ja vastavad siis soogrupile ja eagrupile. Ettepainduvuse test on üsna võrdne, selja ja hamstringlihaste selline elastsus. Ja mis on huvitav, on see, et Harvardi STEP-testi skooris iseenesest ei ole sellist statistilist olulist erinevust, aga hinnangutes see kajastub, kus siis Kaunase üliõpilased saavad hindeks suurepärane, aga Eesti üliõpilased siis hindeks kah hea tulemuse hea. Minnes meestega edasi, siis Kämbla dünamomeetria, jällegi statistiliselt oluliselt paremad Kaunase üliõpilased ja hinded jaotuvad siis niimoodi, et ka nemad ei saa nüüd enam suurepärast tulemust domineerivale ja mitte domineerivale käele, vaid saavad hindeks rahuldava ealiste normide järgi ja Tartu meessoost üliõpilased siis lausa hindeks halb. Et võiks olla suurem see käepigistusjõud siis meesterahvastel selles vanuses. Siis eriti huvitavaks läheb asi tasakaalutestiga, kus siis tuli seista ühe jala päkal, eks ju, käed puusal ja balansseerida seal siis nii kaua, kuni jaksad. Ja kui me vaatame neid tulemusi, siis tegelikult jällegi Kaunase üliõpilased olid mõlemal jalal. Meie üliõpilastest siis ajaliselt suutsid seda asendit säilitada üle poole võrra kauem. Et siin võib nüüd diskuteerida, et kas seal oli metoodiliselt mingisugune
mööda rääkimine, eks ju, et meie üliõpilased kindlasti lükkasid ennast ka veel sinna päkale ja üritasid balansseerida päkal, aga küsitavaks jääb siis, et kas Kaunase üliõpilased seda tegid või seisid täistallal. Aga see on selline kõige märkimisväärsem erinevus siis meie üliõpilaste ja Kaunase üliõpilaste vahel. Ja nüüd tuleb siis eestlaste selline hiilgehetk või Eesti meeste hiilgehetk, eks ju, et ühes kehalise võimekuse testis nad tõesti Leedu üliõpilasi lõid ja see oli siis ülakeha tõsted selililamangus või siis rahvakeeli öeldes kõhulihastes, eks ju. Ja seal said siis meie üliõpilased, meessoost üliõpilased just nimelt väga suurepärase tulemuse, eks ju. Ja leedulastel siis ta varieerus ja jäid nad siis statistiliselt oluliselt alla ja said hindeks lihtsalt hea. Nii, naissoost uuritavad siis. Jällegi võib tuua paralleele meestega, et tegelikult kehaliselt võimekuselt jäime siis alla Leedu üliõpilastele, naissoost üliõpilastele ja kätekõverdused, eks ju, üle praktiliselt poole võrra siis vähem suutsid meie naisüliõpilased neid kätekõverdusi teha, eks ju. Seljas sirutajate lihastel jälle täpselt samamoodi, et ligi pool korda kauem, eks ju. Ja ettepainduvuse test on siis olnud enam-vähem võrdne sentimeetrites, aga statistiliselt oluliselt on siiski Leedu üliõpilased olnud paremad ja siit ka siis hinnangud, et kui meie naistel on olnud rahuldav ja hea need tulemused, eks ju, vastavates testides, siis Leedu üliõpilaste tulemused on suurepärased olnud. Ja järgmised kämbla selline pigistusjõud jällegi, nii nagu meestegagi saab paralleele või sellist ühisosa leida, eks ju, et Eesti naiste selline kämbla pigistusjõud füsioteraapia tudengite seas on siis jällegi tunduvalt väiksem võrreldes siis Leedu kolleegidega. Täpselt samamoodi jällegi seesama tasakaalutest, eks ju, kus võib siis sellist metoodilist võnget jällegi spekuleerida selle üle, eks ju. Ülakeha tõsted selililamangus, enam-vähem numbriliselt võrdselt, aga statistiliselt oluliselt on olnud jällegi Leedu üliõpilased paremad. Ja eriti kurvaks teeb veel siis Harvardi STEP-testi skoor, eks ju, mis meie naissoost üliõpilastel on olnud ikka kohe eriliselt halb ja väga halb, eks ju, et skoor alla 55 on ikkagi väga halb ja ahtakene, ei tea, mis selle tingis, eks. Ja Leedu neidudel siis skoor jällegi suurepärane. Nii et see on selline kiire ülevaade siis tulemustest. Ja kui me neid nüüd hakkame kokku võtma, siis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli meessoost uuritavate kõhu sirglihase vastupidavus oli suurepärane, väärib ära märkimist kindlasti. Ettepainduvus ja kardiorespiratoorne võimekus oli hea. Ülakeha lihasvastupidavus, kämbla isomeetriline pigistusjõud ja selja sirutajate lihaste staatiline vastupidavus olid rahuldavad. Tasakaalu säilitamise võime nii paremal kui vasakul jalal oli halb, eks ju. Ja kehamassi indeks ja taljepuusa suhe olid täiesti normi piires. Nüüd edasi naissoost uuritavate kohta. Nende ettepainduvus, selja sirutajate staatiline vastupidavus ja kõhu sirglihaste vastupidavustase oli hea. Tasakaalu kämbla isomeetrilise pingutusjõu, ülakeha lihasvastupidavuse ja kardiorespiratoorse võimekuse tase oli halb. Kehamassi indeksi ja taljepuusa suhe olid kenasti normi piires. Nii et kui me nüüd mehi ja naisi omavahel võrdleme, siis mehed said vähemasti ühes kategoorias hindeks suurepärane, siis naised kahjuks ei saanud mitte üheski kategoorias hindeks suurepärane.
Edasi. Kaunase rakenduskõrgkooli nii meessoost kui ka naissoost uuritavate seljalihaste staatiline vastupidavus ja kardiorespiratoorne võimekus oli suurepärane. Ettepainduvus, domineeriva ja mittedomineeriva kämbla isomeetriline pigistusjõud, kõhulihaste vastupidavus ja tasakaal olid heal tasemel. Nii meessoost kui naissoost üliõpilaste kehamassi indeks oli normi piires, samas kui talje-puusa suhe oli suurenenud ja ületas siis normi piiri. Ja kui me nüüd kahe kõrgkooli üliõpilasi omavahel võrdleme, siis selgus, et Kaunase rakendusliku kõrgkooli üliõpilased said võrreldes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uuritavatega enamuses testides paremaid tulemusi, millest võib siis järeldada, et nende kehalise võimekuse tase oli kõrgem. Ja kokkuvõtteks veel see, et mõlema Kaunase rakenduskõrgkooli, nii meeste kui naiste, siis üliõpilaste talje-puusa suhe oli kõrgem võrreldes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli mõlema soo üliõpilastega. Ja siin on veel natukene kirjandust ja ma tänan teid, et selles mõttes uuring oli kahes mõttes väga informatiivne. Me saime sellise ülevaate oma üliõpilaste kehalisest võimekusest ja sain ka mina kogemuse sellises rahvusvahelises uurimistöö tegemises, et kõik tuleb väga täpselt kirja panna, väga täpselt üle arutada ja väga täpselt siis ka veel järelkontrolli kõigele teostada, et kuidas ja milliseid teste siis tehakse ja kuidas neid läbi viiakse, kas jälgitakse ette antud instruktsioone ja metoodikat. Aga ma tänan väga ja ma ei tea, annan nüüd siis sõna tagasi. Suur aitäh teile ja Ivi, aitäh teile väga informatiivse ja ka meie partnerkõrgkoolide vaadet ning võrdlusmomenti sisse toova ettekande eest. Öelge palun, Ivi, kuidas teie olete nüüd täna vaadanud pool päeva meid distantsilt? Kuidas meid distantsilt läbi digiruumi siin tänasel teaduskonverentsil vaadata ja kaasa mõelda on olnud? Ma pean ütlema, et teid on väga-väga inspireeriv olnud vaadata ja kõik see miljöö on väga mõnus, mulle tundub, ja ma tõesti tunnen suurt kahetsust, et ma ei saa seal koos teiega olla.